Koristaja ja õpetaja on lähemal finantsvabadusele, kui on see ettevõtte juht. Meil on 2 liikuma panevat jõudu elus. Üks on valu ja teine on nauding. Samal hetkel, kui kõik lähevad tööle, saad sa otsustada, mida sa oma päevaga teed. Et rahaline vabadus on võimalik igaühe jaoks. Kui me räägime rahalisest sõltumatusest, siis rahaline sõltumatus tähendab seda, et sinu investeeringutes saadavad tulud katavad ära sinu elamiskulud. Ehk selles valemis on 2 komponenti. Üks on siis see investeeringute suurus ja teine on see, mis on su elamiskulude tase. Nüüd võtame sellise näite, et sa oled ettevõtte juht, kellel on igakuised kulud 4000 eurot kuus ja teisel pool on üks õpetaja või koristaja, kelle kulud on 1000 eurot kuus. Nüüd, kui võtta sama valem, siis tegelikult, kui kumbki neist ei investeeri, siis see sama koristaja ja õpetaja on lähemal finantsvabadusele, kui on see ettevõtte juht, sest see latt, millest tema peab üle hüppama, on see 1000 eurone kulude tase versus 4000 eurone kulude tase, mis on ettevõtte juhil. Juhul, kui tal oleks finantsintelligentsus, siis selle sama õpetaja teekond finantsvabaduseni on palju lühem kui selle ettevõtte juhil. Ja et see on võib-olla üks asi ka, millele me igapäevaselt ei mõtle, et me arvame seda, et kuna meie sissetulekud on väikesed, siis meie jaoks selline finantsiline sõltumatus on täiesti ilmvõimatu ülesanne. Minu kogemus on see, et rahaline vabadus on võimalik igaühe jaoks. Aga sul on vaja selleks aru saada, mille peale see mäng käib. Sa pead aru saama seda, et sul on vaja hakata teadlikult ühel hetkel looma varasid ja kui need varad hakkavad sulle tooma ise raha, siis need hakkavad katma su elamiskulusid. Nüüd selle asemel, et käia ise elu lõpuni palgatööl ja katta siis oma ajaga neid kulusid, on sul võimalik ühel hetkel saata see raha ise enda eest tööle. Ehk siis, kui sa lood investeeringu, mis hakkab sulle tooma rahavoogu, siis on see sama hea, kui sa oleksid saatnud raha enda eest tööle ja näiteks 10% su kuludest katab ära see raha, mis sa oled tööle saatnud. Ja 90% sellest igakuistest kuludest pead sa jätkuvalt oma tööga katma. Aga sa oled vähemalt selles mõttes sellel teekonnal, et hakata selles suunas liikuma, et iseenda võib-olla ajaga teenitud raha osa vähendama ja siis investeeringute kaudu saadavat osa suurendama. Seni kaua, kuni siis investeeringud katavad 100% täielikult kõik sinu kulutused ja sa saad siis tagasi kontrolli oma aja üle. Ja minu kogemus on see, et jõukus, tõeline jõukus elus on see, kui meil on kontroll oma aja üle. Ja see on võib-olla üks selline motivaator või põhjus, miks võib-olla ka finantsvabaduse poole liikuda, on siis see, et sa saaksid iga päev tõusta esmaspäeva hommikul ülesse, selle samal hetkel, kui kõik lähevad tööle, saad sa otsustada, mida sa oma päevaga teed. Saad tegeleda asjadega, mis sulle tõeliselt meeldivad ja kui me teeme asju, mida me naudime, siis ka need tulemused on palju paremad ja see protsess ise on palju nauditavam. Nii et see on kindlasti üks põhjus, miks igaüks tegelikult võiks oma finantsilist sõltumatust tõsta ja isegi kui sa ei suuda 100% oma kuludest katta ja sa suudad seda teha kas või pooles osas, on see sama hea, kui sa saadaksid kellegi teise iseenda eest tööle ja sa oled saanud endale töötaja, kes siis aitab su igakuiset kulusid katta. Meil on 2 liikuma panevat jõudu elus. Üks on valu ja teine on nauding. Ja see nauding võib olla ka see, et meil on väga selge ettekujutus, milline see unistuste elu tulevikus välja näeb. Kui me suudame võtta aja ja luua selline kristallselge pilt sellest tulevikust või sellest elustandardist, millist elu me tahame elada, siis see mingis mõttes võib olla see motivaator, mis paneb meid liigutama ja võib-olla astuma tänasest mugavustsoonist välja ja tegema mõne ekstra sammu selle nimel, et jõuda selle unistuseni. Nii et sa võiksid praegu võtta hetke, võtta endale paberi ja proovida ette kujutada võimalikult selgelt, milline see tulevikupilt ideaalses maailmas välja näeb. Kui mul oleks piisavalt palju raha, mul oleks piisavalt palju aega, siis millist elu ma tahaksin igapäevaselt elada. Ja kui see pilt on ees, siis on sul võib-olla rohkem indu hakata selles suunas väikeste sammudega liikuma ja leida siis oma rada ka oma unistuste eluni läbi selle, et sul on finantsiline sõltumatus ja sul on rohkem vahendeid, et oma unistust saavutada.